kaks, et meie mudilased saaks oma sportlikku sooritust siin nautida. 5, 4, 3, 2, 1. Väga tubli, 10 esimest. Nii, vaadake, natuke neiu läks sealt parem, aga pole hullu. Nii, ja väiksematel on siin lubatud ilmselt ka, et lapsevanem käe kõrval abistab. Kui on esimene kord, siis vägagi mõistetav. Nii, jooksudistantsid hakkab juba pool läbitud saama. Ja läheb väga kiiresti, vaadake, esikolmik on tugevalt seal koos. Et ja katsun siin siis numbritega jälgida, aga kes meil tulevad. Esimene vahetusala nüüd, näete, ilmselt on seda tegevust ka harjutatud. Nii, tulge jooksuga. Ratta selga ei lähe ennem. Meil on kõige ees 318, kes on Luka Lõbu ja 321 Mirt Kaljur. Nii, siis 301 Tordo. Nii, 327 neiu on Kirt Roomet tüdrukute arvestuses. 333. Nii, Henri Ristikivi, siit saab ratta selga. Ja juba lähevad mööda asfaldi siis, kohtunik juhendab. Nii, ja meil siin tulevad järgnevad võistlud juba. 329, Remo Roomet, 334, Loreen Stolts, 319, Tobias Lõbu, 335, õige väike, kindlasti esimest korda. Ramon Stolts ja 308, isa aitab ratast klassida, väga mõistlik. Lars Laas on ilmselt veel kõige nooremas vanuseklassis ja läheb ka rajale. Nii, ja esimese rattavahetus juba tuli, nagu näete, juhib 318 ja 318 on meil Luka Lõbu ja tema järel 301 Tordo. Edu on selline 30-40 meetrit, kas see on piisav ja kaks esimest neiut läksid ka juba. Nii, kaks esimest noormeest ja kaks esimest neiut on juba rajal viimasel etapil. Ja vaadake, liidril on juba pool maad läbitud, vahemaa võib-olla on natukene vähenenud, aga julgen väita, et see on veel piisav. Ja veel 100 meetrit on jäänud. Tundub, et meil on mudilaste üldvõitja selge. Oota, kas sa tuled finišisse või? Ja 318, teeme suure aplausi. Võitjana tuleb Luka Lõbu. Luka Lõbu 318 ja aega kulus 3 minutit ja 54 sekundit. Ja teisena tuleb Tordo. Väga tubli, lõpuni Tord, tuleb. Ja kiirem tüdruk 321 Mirt Kaljur. Ja tüdrukute võitja 3 minutit, 4 minutit 9 sekundit. Ja järgmisena tuleb üks tütarlaps. Isa peab natukene juhendama, ema tuleb ka veel appi. Eks kiiver peast ära. Ja on kindlasti see sportlik sooritus natukene raske. Nii, 329, Remo Roomet läheb siit veel jooksurajale. Väga vapralt, väga tubli Remo. Nii, aga neiu tuleb kindlasti siit
koos emaga finišisse ära. Kirt, sul on ainult 30 meetrit jäänud, Kirt. Teeme Kirdile ühe aploosi, Kirt tuleb ka finišisse. Et kindlasti ei olnud kerge see pingutus, aga kohe saab ta tehtud, väike lonks vett veel ja Kirt on finišis. Ja 333, Henri Ristikivi lõpetab, väga tubli Henri. Nii, 318, Luka Lõbu, vabandust, 319, Tobias Lõbu tuleb. Nii, Tobias, väga tubli ja ongi tehtud. 334, Loreen Stolts, Loreen finišis, väga tubli. Loreen astub veel paar meetrit, väga tubli Loreen. Ega esimesed kogemused kõik ei ole nii selge veel. Ikka juhtub. Ja finišijoon on need mustad 2 joont siis, et nendest tuleb üle astuda ja järgmisel tuleb meil number 329 väga reipalt Remo Roomet. Remo, tuleb, viimast 20 meetrit, väga tubli oled Remo. Ja viimasele jooksuetapile läheb number 308 Lars Laas. Isa abistab teda, on jäänud veel 250 meetrit. Ja meil on 7 finišeerinud ja veel rajal 3. Järgmisena tuleb number 335. Ramon Stolts, ema ja isa ergutavad. Väga tubli Ramon. Tuleb Ramon, teeme suure aplausi. Ramon, tule siia. Aitame Ramonit õigesse kohta. Ei ole ju nii selge veel esimese võistlused, ta ei aru saada. Ja rajal peaks olema tubli. Kui mõni katkestanud ei ole, väga hästi täpselt selgelt näen siit. Ja iga vanusegrupi võitjale on siis ka auhind. Ja nii, ja meil läks rajale 10, aga meil on finišisse tulnud 8 ja ma tuvastan ühe võistleja veel. Kas üks ei tulnud finišisse, võimalik. Nii, ja meil tuleb järgmise võistlejana siit siis nii, isa peab veel juhendama natukene. Number 308, Lars Laas, vaadake milline kiirendus, Lars, sa oled nii tubli, väga tubli Lars, nii, ja tehtud, et oled kuulnud. Kümme sekundit, 5, 4, 3, 2, 1. Ja siit on noortele toatleetidele. Ega ma loodan, et kuskilt trahvi ei saanud, ma loodan, ma tean. Nii, ja jooksjate punt püsib ilusti koos, esikolmik on seal võib-olla pisut eespool. Ja peale 500 meetri läbi seisab siis ees kohe rattavahetus ja rattaselgannad saavad siis minna siit parklast väljudes visulippude vahel. Midagi ei tahanud teha, aga praegu stardil ikka läheb. 10 minutit. Ja võistkondi on meil täna 2 Sütevakk, numbri all 151 ja numbri all 152 Puhvi.
ja osalejad olid siis 18 ja katsun siit siis kõigi nimed ja numbrid ka ette lugeda sedamööda, kuni nad sealt tulevad. Ja 2 poissi on ette rebinud. Ja kohe vaatame, mis on nende numbrid ja nimed. 323 ja 325 ehk siis Romet Kaljur ja Rahmet Lapel. Ja esimene tüdruk tuli ka juba, teine tüdruk 310 liikus läbi. Merilin Luik, võistlejad tuleb nüüd nii tihedalt juba, et teine võistkond 152 tuleb ka, annab teatepulga edasi tütarlapsele ja tütarlaps läheb siis võttaga juba peele. Nii, ja esimese vahetuse võistlejad, kes võistkondlikus arvestuses oli, siis nemad annavad teatepulga edasi ja jätkavad oma võistlemist, ehk siis nendel kahel on võimalus teha nii individuaalne võistlus kui võistkondlik võistlus. Ja tundub, et rattavahetusala on ratastest tühjaks saanud, ehk siis kõik on jooksmise lõpetanud ja lähevad juba rattarajale ja rattaringe on siis 2. Nii, näeme, kas tekib siin väikest grupisõitu ka ja neiu on juhtima läinud, 323 noormees on järgmisena, vahed ei ole suured, ma numbreid ei näe, 325, siis 322. Nii, 322 oli Robin Kaljur, 325 oli Rahme Lapel ja neiut ma ei suutnud tuvastada, kuna number oli natukene viltu, katsume seda teisel ringil teha. 310 on Merilin Luik, teise tütarlapsena tuleb siit ja 311 Sten Tammer. Nii, ja rattad on siin näha ka erineval tasandil, on täitsa võidusõidu rattad olemas, maanteerattad korralikud või täitsa tavarattad, nii et sõltuvalt võistlejast. Ja juba tuleb esimene võistleja rattavahetusalale ja see on ka ühtlasi teatejooksu võistleja ehk siis võistkond 151 läks juba. Nüüd meil on rajal muidugi natuke niimoodi, et on jooksjad ja rattasõitjaid koos, aga egas midagi. Loodetavasti nad saavad seal hakkama. Nii, 322 noormeest ehk siis Robin Kaljur läks jooksudistantsile ja tulevad järgmised lõpetajad, rattaetapi lõpetajad juba. Vaadates, kuidas rattad edast maha tullakse, siis on see kogemus juba päris hea olemas. Number 326 Vilhelm Abel, 310 Merilin Luik, 331 Karl-Martin Toodu, 320 Liiabel Tolt. Nii, ja vaatame, katsume need rattad nii panna, et teistele ette ei jää. Nii, siit läheb teine võistkond, 152. Nii, annab oma vahetuse üle ja 2 individuaalvõistlejat läksid ka siit mööda. Ja meil ei tohiks liidri tulekuni enam kuigi palju olla. Näete, teeme suure aplausi. Tütarlaps tuleb juba, neiu tuleb juba sealt finissi sirgele. Ja on jäänud veel alla 100 meetri, tuleb. Teised lähevad veel rattavahetusalasse. Ma ei suuda tuvastada, aga see on võistkondlik number 151 ehk Sütevak juba lõpetab. Teeme suure aplausi, Sütevak võitjana finissis. Ja esimene individuaalvõistleja number 323 Romet Kaljur, individuaalvõitjana finissis. 325
Rahmel Abel teisena. Vanuseklasse ma siin välja ei suuda selliselt tuua praegu. Ja kolmanda noormehena tuleb number 322 ehk Robin Kaljur. Tema vend tuli eespool pisut, tubli spordipere, spordiklubi Saarde ja nüüd läheb siin väga tugevaks andmiseks. 311 võtab siit väikse edumaa Sven Tanner ja 326 Wilhelm Abel. Sven Tammur ja Wilhelm Abel. Ja järgmisena 152 võistkond ehk siis võistkonna nimi oli Puhvi. 324 Erik Kaasamets 324 ja 310 tuli nüüd tütarlaps nimega Merilin Loik ja järgmisena 336, vaadake milline lõpuspurt veel tuleb, Oliver Madisson ja 316 järgmisena Lauri Tamm ja nüüd tuleb juba 330 Silver Rätsep, väga tubli Silver, 320 Neiu Miia Peltolt ja 328 järgmine Neiu Mirt Roomet, tubli Mirt, läheb lõpuni ja tundub, et enamus võistlejad on juba finišis. Järgmised kaks on tulemas, lõpusirge on veel jäänud, mis on umbes 80 meetrit, vähem. Number 332, Ron-Patrick Kangur ja tema järel 313, Elinor Essenson ja siis juba 317, Kristo Tamm. Ja võistleja 314, Clara Essenson. Clara tuleb lõpuni, väga tubli, väike spurt ka veel lõppu ja Clara lõpetas. Nii, ja järgmisena tuleb 302. Adele Toht, Adele läheb finišini, tubli Adele. Ja Adele on Saarde vallas kohalik. See on kõik oma protseduurid, et kuidas need ujumisriided seljast ära saab, nii palju kui need võetakse, kuidas rattakingad jalga saab. Ja siin vahetusalas näeme neid kotte juba. Ja lühike distants on ka juba ujumise lõpetatud ja nemad on juba läksid siit mööda nagu näiteks liider läks rattaga juba mööda. Nii, ja number 18 läks meil siit äsja mööda ja see on pika distantsi liider meil siis Rasmus Madisson läks juba siit mööda oma rattaringile. Ja teine võistleja ei tohiks enam kuigi kaugel meil siin olla, aga eks me näeme.
rattalistatsil on tavapäraselt numbrid tagapool, nii et on raske jälgida, kes sealt tingimata tuleb, aga nagu näete, tuleb eelmise aasta ennustan, et see on nüüd naisterahvas ehk eelmise aasta võitja. Ja järgmine mees siis juba. Teisena oli siis Laura Maasik number 6 Pärnu spordikoolist. Laura Tammik oli. Vabandust, Laura Tammik. Laura Tammik muidugi. Jaak Tõniste läks nüüd ja siin on üsna järsk kurv, et me vaatame, kuidas ja võistlejad tuleb riburadamini siin. Ütleme nimed. Tim Roosa. Helena Madisson ja Guido Roosvee. Ja siin on üsna järsk kurv, aga võistlejad saavad sellega päris hästi hakkama. Ühel võistlusel oli väike väljakutse ja pealtvaatajad, ärge palun rajale minge, sest need ratturite kiirused on päris märkimisväärsed. Vaadake, kui oskuslikult siin võetakse kurvi ja hoiame selle raja siis vabasid, et kui pilti tahate teha, siis tehke siit servast, et jaa. Päris tihe andmine on juba siin. Ja kui lastedistantsil näeb veel tavarattaid, siis siin on kõigil ikkagi maanteerattad ja see kiirus on väga märkimisväärne erinevus. Ja enamus võistlejatel on ka jalgrattakingad ja erinevus selle tavajalanõuga on see, et king on pedaali küljes kinni ja töötab ka sedapidi, kui su jalg siis üles liigub tagant. Surumise faas, vaid sa tagantpoolt ikkagi tõmbad ka juurde, et see jalatsi vahetus võtab küll pisut aega, aga hinnanguliselt on sellest kasu niivõrd, et tavatossuga päris ei tasu minna. Aga kindlasti mõned võistlejad teevad ka tavaratastega, eriti kui nad on nooremad, nii et väga mõistuspärane kõigepealt proovida järgi, ennem kui teha siia alasse suuri investeeringuid, et ostsin hiljuti tütrele ka võidusõiduratta kasutatud, aga ega nende hinnad on päris korralikud, sest hea tehnika maksabki palju, et kui hea jooksutossu saab sellise 100 ja 200 euro vahel või võistlustossu pisut kallimalt kätte, siis rataste hinnad ikkagi pigem lähevad tuhandetesse. Teise ringi ratta muidugi saab natukene soodsamalt kätte. Kurv on järsk, aga kõik on juba harjunud sellega ja liiguvad siin päris hästi. Ja kui on vajadus üle tee liikuda, nagu mina äsja tegin, siis kindlasti kasutage seda pausi, kui ei ole võistlejad, et hoiame selle sirge siin vaba, et võistlejad mitte häirida. Liigub meil liidri ees ehk liider number 18.
ja meil on siin nüüd pika ja lühikese raja võistlejad läbisegi ja ega neid siin too pealt kui numbrid taga on natuke keeruline eristada, aga kindlasti saame me aru, kes on liider, see oli number 18 ja tema järgi ka esimene naine eelmise aasta võitja Laura Tammik tuli. Et lühikese raja osalejad teevad siis ühe rattaringi, vabandust 2 ja pika raja osalejad siis 3 ringi siin meie stardikaare alt läbides, et järvest siiani on kõigil ühesugune, aga peale seda siis lühirada 2 ja pikk rada siis 3 ringi vastavalt. Ja kolmanda ringi lõpus, kui võistlejad tulevad, siis nad lähevad juba telti nii-öelda sinna varikatuse alla, kus on kotid valmis, rattad kõrvale ja seal juba läheb jooksutoss jalga. Mõnel võib-olla on ka see jooksutoss juba jalas ja peale seda siis jääb jooksurada läbida. Ja kui rattasõit on tehtud vastavalt 2 ja 3 ringi, siis lühikesel rajal jääb 1,8 kilomeetrine jooksuring siinsamas Kilingi-Nõmme vahel ja pikal distantsil me näeme siis, et nad läbivad 2 korda seda ringi. Et paraku on nii, et siit stardi alt kaare alt läbi liikudes on jooksjad ja rattarid koos, aga küll me hakkama saame. Lõpp ja algus on siin rajal siis koos. Ma ei vaata ise. Ma jälgin hoopis midagi muud. Aga kas meie saame vaadata? Ja meie liider on mitte meeste vanuseklassis, vaid noormeeste vanuseklassis ehk U18 arvestuses. Ja liider peaks peagi tulema ka. Näen siin ka erinevaid võistlejaid soendust tegemas ehk üks tuntud jooksumees Mäde perekonnast teeb siin sooja. Ilmselgelt teate võistkonna viimane vahetus. Nii, ja enamus võistlejad läheb siin teisele ringile. Lühikesel distantsil on see siis juba ka viimane ring ja peagi peaks siis Rasmus Madis on siit tulema. Tema eest teadupärast sõitis ATV, nii et selle järgi vähemalt tuvastame ära, kus on liider. Ja ATV tuleb, see tähendab, et ka liider tuleb juba
liider on meil siis Rasmus Madisson, kes tuleb just stardikaare alt läbi ja kurvis koos teise võistlejaga. Ja Rasmus läheb praegu siis oma viimasele ringile, järgmisena tuleb ta juba vahetusalasse jooksule. Ja hea on vaadata selliseid tõhiseid jooksumehi. Mehismäe teeb siin soendust juba. Ja kui nii kõva jooksumees on viimasel etapil, siis võib võistkondlikult eeldada ka, et minnakse kõva tulemust tegema. Ja triatleedid pikal rajal on olnud 25 minutit, üks jooksuring või vabandust, üks rattaring, viimane on siis liidritel pooleli juba ja peale seda jääb veel kaks jooksuringi 1,8 kilomeetrisel ringil, nii et raske hinnata, kas täna ollakse kiiremad kui eelmisel aastal, aga eks me näeme seda, et ilmselt üle 40 minuti jooksuajaga kokku lõpus tuleb see finišiaeg. Ja lühiraja võistlejad tulevad ja esimene lühiraja võistleja number 97 on juba vahetusalas. Tuletan meelde, et lühirajal siis 2 rattaringi ja pikal rajal 1. No, number 97 võistleja on siis Jaak Kanniste Pärnust ja tema läheb siis lühirajal esimesena jooksurajale. Lühirajal 2 rattaringi siin, pikal rajal 3 rattaringi. 2 ringi ja 3 ringi vastavad. Nii, ja Jaak Kanniste läheb juba esimesena jooksurajale, teeme talle suure aplausi, tubli Jaak, läheb, 1,8 kilomeetrit finissine. Jaak, läheb Jaak. Nii, ja järjekordne võistleja läheb rattaringile, number 24. Numbrid 29, 92 ja 93. Ja pikal rajal 3 rattaringi, lühikesel rajal 2. Ja lühirajal 2 rattaringi, pikal rajal siis 3 rattaringi. Ja hinnanguliselt ei tohiks olla liider enam väga kaugel. Madisson, kes võistleb U18-st, peaks peagi sisse tulema. Aga lühirajal tuli siis teine võistleja vahetusalasse
ja tema on number 91. Kohe vaatame ka nime. Olav Iisrael. Olav Iisrael teise mehena vahetusalal lühirajal ja kolmas 106 Rain Veskimäe, kolmanda mehena Rain Veskimäe. Olav Iisrael ja Rain Veskimäe. Kolm meest on nii ja vahetusalas siis rattakingad jalast ära, jooksutossud jalga ja riided enamasti ei vahetata, kiiver ka muidugi võetakse ära. Olav Iisrael läheb rajale ja Rain Veskimäe on siis vahetusalas oma protseduure tegemas, aga juuniorite arvestuses siis kohe peaks ka Rasmus Madisson siia tulema vahetusalale, et näeme siis ka pika distantsi liidri ära. Järgmisena siis tuleb Reigo. Number ette. Nii, siin ei ole veel, numbrid 27, 26, paaris rakendina. Ja 205 läheb. Nii, ja Rasmus Madisson on vahetusalas. Pika distantsi liider tuleb vahetusalasse. Temal tundub jooksutoss juba jalas olevat. Kiiver ära ja läheb jooksmiseks. Ehk pika distantsi liider läheb läbima oma 3,6 kilomeetrit. Ja järgmisena võistleja 101, kes eeldatavalt on ka lühidistantsi võistleja, kohe kontrollin selle üle. Noormehed U16, Andero-Stig Saarpera, juba tuli võistlejad 95 ja 100, kes on ka siis lühidistantsi võistlejad. Nii, nüüd tuleb juba jooksjaid väga või ratturid suurel hulgal siia sisse. Nii, pika distantsi mehed, naised lähevad veel kolmandale ringile. Lühidistants saab juba tulla vahetusalasse. Number ette. Nii, ja ratta alt siis enne joot maha kindlasti, et Number ette. vastavalt reeglitele tuleb enne joot ratta seljast jalaga maad liigutada. Number 16 läheb oma kolmandale ringile ilmselt. Ja vahetusalas käib väga suur sagi, jooksutossud jalga ja lähevad järgmised võistlejad juba oma jooksuringi läbima. Aeg on kulunud siis lühidistantsil 28 minutit ja pikal distantsil 33 minutit. Nii, ja enne joont jalg maha, number 36 tuleb. Number 26 läheb järgmisele rattaringile. Number ette. Number 14 järgmisele rattaringile.
number 9, number 26, jalg enne joot maha. Number 30 järgmisele rattaringile. Number 4 tuli vahetusalasse ja number 4 on meil Vahur Luik, eelmise aasta 3. koha omanik. Vahur läheb vahetusalasse, haarab oma jooksutossud. Number 7. Marten Ollino, number 7, tuli äsja vahetusalasse Pärnu sõudeklubist. Ja naiste liider number 6, Laura Tammik tuli vahetusalasse. Naiste liider tuli vahetusalasse, pika distantsi naiste liider. Ja meil on pika distantsi naiste liider nüüd juba vahetusalas ja juba ka jooksma läinud ja meeste liider. Number ette. Nii, ja meil tuleb lühikese distantsi võitja finišisse, teeme ühe suure aplausi. Lühikese distantsi võitja tuleb finišisse, jäänud viimast 50 meetrit ja Jaak Kanniste, enne aplausigi. Lühiraja võitjana Jaak Kanniste veteranide arvutuses Pärnu linnast finišis. See võistlus on tehtud ja aega kulus 31 minutit ja 40 sekundit. Võitjana Jaak Kanniste. Kui noori kohal ei ole, siis veteranid võtavad võidu. Number ette. Number ette. Meil on 56 võistlejat praegu rajal kokku ja tundub, et enamus nendest ratastest hakkab juba siia vaikselt jõudma. Et rattapargis läheb küll üsna tihedaks, aga peakorraldaja Toivo on ise siin abis ja liider ei tohiks ka... Miks sa siitpoolt ei oo? Oo! Sa jooksed valesti ju! Tule seal! Ja näen siin Rasmus Madissoni jooksu eelset aega, mis on 30 minutit 11 sekundit ehk 3,6 kilomeetri läbimiseks läheb tal kindlasti rohkem kui 10, isegi 12 minutit tõenäoliselt, nii et eelmise aasta võitja tulemust vast üle ei löö, aga mine sa tea. Number 2, Rando Teearu, spordiklubi Jõulu, tuli vahetusalasse. Ja ratastega on siin nüüd natuke tihe, aga Toivo ja teised korraldajad tõstavad rattad eest ära. Enamus rattad on juba pargis, aga neid peab siin üle 50 mahtuma. Joot jalg maha. Nii, ja tuleb järgmine, tundub, et lühiraja jooksja ja numbri 91 all, kui ma õieti mäletan, oli Olavi Iisrael.
Number ette. Nii, ja lühiraja võistleja number 2 on finišis. Võib-olla see aasta ujusin, ühe korra ujusin Mallorcal ja lihtsalt käisin vees. Ja siis nüüd enne seda teakale mõtlesin, ma peaks ka ujuma. Siis tegin 2 korda avamine ujumist. Ma juba küsimusid koju. Kõik, ma olin või alus. On kogu aeg hiilitud. Sa korjad, jah? Võin korki ka teha. Kõik on. Anna kiita. Jah. Nii, ja number 101. Tundub, et sport on nii kõva, et see mees on ka siin lühirajal lõpetamas. Nii, ja tuleb siis number 100. Ja number 17 all järgmine võistleja vahetusalas. Ja rattureid ei ole palju enam rajale jäänud ja enamus, kes tulevad juba ja tullakse juba siit järjest, et enamus on juba jooksurajal. On veel mõned ratturid jäänud. Raul, number ette. Ja numbri all 38 läheb võistleja veel oma viimasele ringile. Palju rohkem tuleb. 70. Ja numbri 95 all tuleb järgmine võistleja. Ja harrastajate 3. koht minu andmetel Rasmus Tamm. Harrastajate 3. koht Rasmus Tamm tehtud ongi. Ja 2 järgmist võistlejat rattavahetusalasse ja jooksuetapil sealt edasi. Ja võistleja number 106. Rain Veskimäe harrastajate distantsil kohe finišis. Meeste arvestuses Rain Veskimäe kohe lõpetamas. Aega on kulunud 38 minutit ja 20 sekundit. Ja harrastajate meeste arvestuses on nüüd finišisse tulnud 4 võistlejat. Number 30. Just rattavahetusalasse, tema järel ka number 25. 25 on Andrus Karutan. Number ette. Ja 30 oli Joonas Tuuling. Joonas Tuuling ja Andres Karutan lähevad jooksurajale. Number ette! Number ette! Number ette!
nii, ja arvestajate distantsilt tuleb finišisse Tanek Hünarson, number 105, Tanek Hünarson, viimast 70 meetrit, Tanek, läheb. Ja tuleb 203 ja see on teatevõistkonna arvestuses Meis Mäel, vaadake seda jooksusammu, väga kõva ja Meis läheb teisele ringile, ei ole lõpuspurt. Oi, ikkagi oli lõpuspurt, aga võitis muidugi. Nii, ja teise võistkonnana, see on teatejooks, siis tuleb, ma ei näinud numbrit. Ja esimesena siis tuli finišisse meil teatevõistkond, mille andumees oli Meis Mäel ja võistkonna nimi oli 3M-i. Iga osale eesnimes on see M ja võistkonnas olid Maarjus Aia, Martin Lee ja Meis Mäel. Ja nende kogu aeg tuli 40 minutit 42 sekundit. Tegelikult äsja finišisse tulnud võistkond võttis minu andmetel ka rajarekordi üle, mis oli aastast 2012, nii et palju õnne võistkond MMM, võistkond selle rajarekordi üle. Nii, võistlejad 102 ja 34. Ja 34 finišeerib. On siis Johan Pajur. Johan Pajur finišeerib. Ja Johan Pajur on U18 vanuseklassis, võtjad 92 ja 93, tundub rakendina perevärk vist. ...93 Oliver Madisson noormeeste arvestuses. Võistlejad 11 ja 37 ja läheb veel siin lõpu kiirenduseks 11 on Unto Roosvee. Ja võistleja 20 tuleb siit Rick Rebane. Ja tuleb finišisse Rasmus Madisson, kes ka peale ratast juhtis, aga Johan Pajur läks mööda, nii et U18 teine koht Rasmus Madisson. Tere suure aplausi Rasmusele!
väga tubli pingutus igatahes. U18 teine koht, Rasmus Madikson. Ja number 98. Ja 98 on ja 99 on rahvadistantsi osalejad. Mari-Liis Kaljur. Ja teine võistkond tuli meil praegu finišisse, koostöös olid siis Paul Luik, Meelis Varik ja Tristan Luik, Lõitud Saarde ja võistkondlik teine koht, väga tubli. Läheb, ja. Ja meil on veel naiste võitjad oodata. Laura Tammik eeldatavalt jooksurajal on muutusteta. Teisena läks Kärt Koosapoeg. Ja number 7 läheb siit ja lõpukiirendus on päris hea. Tundub, et number 1 ja 7. Väga pingeline võitlus, kumb seal ette jäi, on raske öelda. Number 1 oli Remo Tearu ja number 7 Marten Ollina ja siin jägati välja noormeeste U18 kolmas ja neljas koht, nii et medal oli täpselt mäng. Kolmas ja neljas, näen, et number 1 Remo Tearu jäi ettepoole. Ja medali saatuse otsustas ei rohkem ega vähem kui pool sekundit, et Remo Tearu jäi poole sekundiga Marten Ollina ette. Ja kõik võistlejad, kes te olete lõpetanud, palun tagastage kiit. Ja järgmise võistkonnana tuleb koos Kärt Koosapoeg, Kati Koosapoeg ja Kaarel Koosapoeg. Võistkond 207 finišis. Ja võistkond 202 naiskondade arvestuses. Esimene naiskond finišis. Tiim Roosa, Katariina Luks, Anna Kaimla ja Kertu Sepp, naiskondade võistkonna võitja. Palju õnne! Ja kõik võistlejad, kes te olete lõpetanud, palun tagastage oma kiit. Numbrid jäävad teile mälestuseks, palun kiit tagastada. Ja siit tulevad võistlejad 33 ja 100. 33 on Kristjan Viilaspea ja veteranide arvestuses täna 4. koht. 40 ja 22 veel. 22 on Andi Linn
ja veteranide arvestused minu arvates. Ja järgmine võistkond on Vinitsisse tulemas. Võistkond Sauna Pöks, koosseisus Kristjan Pärns, 50 Nuut ja praegu rajal siis Luise Marie Nuut. 4. koht võistkondade arvestus. Palju õnne, võistkond Sauna Pöks. Ja tuleb Vinitsisse naiste teine koht, Laura Tammik. Laura Tammik. Laura Tammik. Ma pean täpsustama, kas on nüüd võistkond või teine, siis Kärt Koosapoeg oli võistkondade arvestus. Laura Tammik äsja lõpetas. Ja kõik võistlejad palun tagasi keskliini. Ja võistkond on võistkond Siim Lääs. Eesti arvestused Vinitsisse. Auto 481 BMW Renault Rapid. Vajub tagasi keskliinile pea. Ei, blokeerisin ära. Renault Rapid. Omanik tuge. Laura Tammik võitis vaiskades. Tule! Ja järgmine võistkond Vinitsisse numbri all 205. Pärnu vägilased koostöös Helen Jõeland, Jana Ruubel ja Maara Tammel. Ja naiste esimene oli Kärt Koosa ja naiste teine oli Laura Tammik, et juhtumistantsis siis liidrid vahetused ka. No, teeme kohe ära või? Väga tubli. Ära siin. Jah. Ma lähen siin. Ma ei tea, aga ma... 9 naised. Naised on eraldi arvestused mehed ja seda. Ja võidistantsi võistlejad on peagi rajanud oma 1 tunni. Ja võidistantsi saab 55 minutit peagi täis. Ja tuleb võistleja number 19. Ja viimane 50 meetrit on veel minna. 19 on Helena Madisson, Eesti 19 arvestuse võitja. Palju õnne, Helena Madisson. Riiut Kuu, 18 võitja. Nii, ja järgmisele number 13, Riiut Kuu 18 teine. Väga väike vahe oli siin. Tema järel juba number 2. 20 sekundit. Veteranid naiste arvestus teine koht. Evelin Eiste Mode. Teine koht. Veteranid arvestus naiste. Ja kõik,
kes on finišisse tulnud, siis palun tagastage kiibid ja kõik rattaetapil osalejad on juba lõpetanud, nii et võite oma ratta ka vahetusalast ära võtta. Järgmisena number 35 Emma-Luisa Pajur, neiu tuu-18 pronksmedal, siit ta tuleb. Emma-Liisa Pajur, 3. koht, neiu tuu-18 arvestades. Ja järgmisena number 16 Indra Johanson, naiste arvestuses 4. koht. Eelmisel aastal oli ta minu andmetel harrastusraja ja nii hääd olla. Nendega väikse küsita niimoodi tunnevad. ja number 24 Raul Metsaäär, veteranide klassis. Raul Metsaäär ja vaadake, milline lõpusport veel. Ja Raulil läks napilt üle tunni minu andmetel ja number 74 järgmisena. Ja number 27 Kahu. Sander Kahu meeste arvestuses. 7. koht minu andmetel ja korraldajate poolt üks info. Võistleja, kes võistles numbri all 104, palun tule korraldajate teed. 104. Urmas, kuule, seal sekretäriaadis annab sulle need andmed. Näed? 104 andmed. Ja number 46 teeb oma lõpuspurti. Käisid Pärnumaa Eestis, et kops kündis. Väga kõrgelt. Noh, kui on raske või? Oli. Võistleja number 104, palun mine korraldajate keskmi. Ja järgmisena järgneb teatevõistkond numbri all 201. 201 võistkond Tani Luiget, Margret Tallimaa, Mari-Liin Luik, Eemeli Luik. Tuli kõrvale, mõtlesin, okei, vahetame ära. Tõmbasin seda mäkki üles ära. Miks trenni ka või? See on kõige trenni ei tee. Peab Mait ütlema.
number 8, kes on siis naiste arvestus Margret Taliva, kes oli eelmisel aastal finaalses esikolmikus ja number 9, Saidi Sutt, kohalik naistenavas, Saidi Sutt, abikaasa koos lapsega elab kaasa, väike armas plats. Ja Saidi ootab sõrmus, Saidi ütles välja. Lisaks tänasel osalus on tal suur soov veel, nii et elukaaslane võttis selle kuulda ja kindlasti see sõrmus ka tuleb seal. Aga palju õnne Saidi eduka läbimise puhul. Meil on enamus võistlejad juba finissis, aga peamine ei ole rahvaspordi tasandil mitte võit, vaid osavõtt, nii et on veel tulemas. Meeste arvestus on meil finissis praegu 8 võistlejad, selge tulemas. Nii, naiste arvestus on veel 1 daam tulemas, neiu tuuga 18 on ka 1 tulemas, noorme tuuga 18 on kõik kohal. Veteranid, mehed on ka enamus kohal, 1 või 2 on tulemata. Veteranid, naised on nii tublid, on kõik kohal. Naiskonnad on ka kõik kohal. Segavõistkonnad on ka kõik kohal. Harrastajatest on 1 mees veel puudu. Harrastajate naistest on kõik kohal, et kõnnirajad neiu 16 arvestusest on ka kohal ja noormehed U16 on ka kõik kohal. Meil on veel 10 võistlejad tulemas. Ja nüüd on ka lühiraja harrastusseast kulunud. Ja number 28 naiste arvestus Mari Metsaäär. Mari Metsaäär viimast 50 välja tiigistada, väga tubli. Võiduka lõpuni. Nii, number 30, Jan-Joonas Kuuli on lõpusirge ainult jäänud. Jan-Joonas, kuuletusi, mine! Jan-Joonas, meil on väga suur kisakoorja kaasa elanud. Jan-Joonas, sa oled väga populaarne siin. Läheb, heia, kaasema, et on terve tuha täis. Väga palju vahet. Ja number 17, meilane U18 arvestuses, Ida Olviste, viimast 70 meetrit finisisse, läheb, Ida, väga tubli ole. Ida Olviste, viimast meetrit distantsi. Kõik, kes me Kopna oleme, üle Reikole suure aplausi. Reikol on jäänud veel viimast alla 100 meetrit. Läheb kaasa Reikol.